Minu vanem on üks minu parimaid sõbrannasid. Ta on hästi südamlik ja rõõmsameelne. Talle meeldib uusi asju õppida ja ta on ka väga tragi iseteeninduse kasutaja. Ühel samasugusel päikselisel päeval, nagu meil täna siin on, tuli ta ka vesiste silmadega koju. Sel korral oli ta abi asemel saanud riielda selle eest, et ta ei kasutanud iseteeninduskassat õigesti. Minu arust ei tohiks aga olla disainil õiget ega valet kasutamise viisi. Disain peaks toetama kasutajat. Seega võtsin endale eesmärgiks uurida, miks eakatel on keerulisem iseteenindust kasutada, miks nad seda pelgavad ja kuidas neile sellisel kiire tehnoloogia arenguga ajastul paremini toeks olla. Oma koostööpartnerilt Coobilt saadud statistika järgi kasutab eakatest iseteenindust vaid 18%. See tähendab aga seda, et eakad kasutavad kõige vähem iseteenindust, mis taaskord kinnitas mulle seda, et see on teema, millega peaks tegelema. Uuringu käigus analüüsisin erinevaid vanusega halvenevaid omadusi, nagu nägemine, kuulmine ja ka motoorika. Samuti ka kognitiivsed muutused, mis võib tähendada näiteks õppimisvõime vähenemist. Vaatluste, koospoodlemiste ja intervjuude tulemuste põhjal koostasin ideepakkumised Coobile iseteeninduse parendamiseks. Eakatele võiks igas iseteenindusalas toeks olla vähemalt üks teenindaja. Teenindajate koolitusel võiks tugevamalt rõhku panna klientide toetamisele. Sularahamakse võimalus aitaks iseteenindusalas kasutatavust tõsta ning samuti oleks abiks ka iseteeninduse eelistamine tavakassadele. Kui ka sind selline teema rohkem huvitab, saad lugeda edasi minu diplomitööst.